Consent ehk nõusolek ja friikad. On oluline mõista, mida tähendab vabalt antud nõusolek. Sellega aitab meid lühend FRIES. F ehk freely given. Nõusolek peab olema vabalt antud, ilma manipulatsioonita, jõudu kasutamata ning kainena. Kas sa mu friikaid tahaksid? Ei. Aga need on maailma kõige paremad friikad. Maailma kõige paremad friikad. No anna siis, muidugi jah. Kui inimene on ilmselgelt millegi mõju all või jääb magama, siis see ei ole nõusolek. R ehk reversible. See tähendab tagasivõetav. Seega võib igal hetkel enda meelt muuta. Tahaks midagi süüa? Jaa, tahaks küll, aga mida? Ma ei tea, telliks friikaid? Davai, mulle sobib. Okei, tellitud. Oota, tead, tegelikult ma vist ikkagi ei taha friikaid. Ma arvasin, et sa tahad. Jaa, ma enne tahtsingi, aga isu läks üle. Okei, pole probleemi. Enda meelt võib igal ajahetkel muuta. Ka see ei loe, kui jah öeldi varem. Nõusolek peab käima praeguse hetke kohta. I ehk informeeritud. Ehk mõlemad osapooled teavad täpselt, millega nad nõustuvad. Tahaks laetud friikaid. Kas sa ka soovid? Mis seal juures on? Ma päris täpselt ei teagi. Mingi kaste vist. Aga nagu peamine asi on see, et see on ülihea. Ma ei tea siis. Inimene ei saa anda nõusolekut, kui ta ei tea täpselt, millega ta nõustub. E ehk entusiastlik. Seega see peab olema kindel jah, mitte lihtsalt ei puudumine. Sa tahad täna ka friikaid, on ju? Ma ei teagi, mul on täna pigem salatiisu. Inimene peab nõustuma sellega, millega ta tahab nõustuda, mitte sellega, mida talt eeldatakse. S ehk spetsiifiline. Mis tähendab, et ühele asjale jah öeldes ei nõustuta automaatselt teisega. Kas sööme friikaid? Mulle sobib. Näe, palun, friikad ja ketšup. Aga ma ju ei öelnud, et ma ketšupit tahan. Friikartulid võivad välja näha erinevad, kuid olenemata sellest on friikartul ikka friikartul ning nõusolek on nõusolek. Ja seda ei anta vaid ühe korra, vaid iga kord.